tere kõigile ka minu poolt. Et kui me Üllega seda tänast ettekannet kokku hakkasime panema ja arutama, mis teile rääkida, tähendab nii, et viskasime natuke pilgu tagasi ja tegelikult jõudsime sellise konstanteeringuni, et jäätmekäitluse vallas on viimastel aastatel nagu tornaado toimunud või siin räägiti täna reaktiivlennukist, aga mulle endale tuli see tornaado pilt paremini silme, et kuidagi me oleme käitlejatega jõudnud sellisesse staadiumisse, et praktiliselt omavalitsused ja käitlejad nagu koostööd väga teha ei taha. Ja tegelikult on selline nii-öelda ärategemise või selline mentaliteet, see kestab täpselt nii kaua, kui võib-olla 3 kohtuastet on läbi käidud mingi hankega, siis tõmmatakse nagu aur maha ja siis 3 või 5 aastaks siis sätitakse nii-öelda enam-vähem sõbralikud suhted sisse ja kuni järgmise hanke tegemiseni, tähendab nii, et kus omavalitsused ei tea midagi, mis on elanikele paremad, et ainult käitlejad neid asju teavad ja enamus ettepanekud on rumalad ja elukauged. Ja kui te vaatate siin seda kronoloogiat ka, et siin alates detsembrist 2010 on järjest, ma ei hakka teile kõike ette lugema, tähendab nii, et siin üritatud hästi kiiresti neid protsesse läbi viia. Õnneks veidikene on ka kuulatud omavalitsuste seisukohti või omavalitsustel on õnnestunud natukene neid ettepanekuid tõrjuda ja kõik ei ole läinud päris nii, nagu on tahetud, aga käitlejad on saanud riigi tasandil ikkagi väga suure toetuse, tähendab, ja paljud asjad, tähendab, on läinud nagu lepase reega. Muutused, mis on tekitanud tegelikult väga palju segadusi, tähendab, omavalitsustel. Et kui te vaatate, tähendab, natukene ajas tagasi, täna on selline maagiline otsingumootor nagu Google ja lööte mõne tänase tuntud jäätmekäitleja nime sinna sisse ja vaatate tema 10 aasta taguseid põhjendusi, miks oli korraldatud jäätmevedu hirmsasti vaja, tähendab nii, et kui kasulik see on, kuidas ühele tänavale eri aegadel ei sõida eri autot, tähendab, kuidas hind läheb kodanikele soodsamaks, omavalitsused olid lihtsalt halvad, ei suutnud neid konkursse õigetel tingimustel ära teha. Et sellest on nagu täna naljakas vastupidiseid asju kuulata, et nüüd on vaja see vaevalt juurutatud süsteem, mis kodanikele on kuidagi arusaadavamad, et tegelikult ega jäätmekäitlejad või Konkurentsiamet ei ole ju ometi see, kes ütleb, mis on parem kodanikele, kui omavalitsused on otse inimeste poolt valitud kohalikus piirkonnas. Kas Tallinn teeb ühtemoodi, Tartu teeb teistmoodi ja mingi 3. omavalitsus teeb 3. moodi. Koksi järgi on tegelikult ju pandud paika, et kohalik omavalitsus korraldab kõiki neid asju, mida vaja seal elus korraldada, tähendab on ja tuleneb ta siis jäätmeseadusest või mingitest muudest seadustest. Nad on elanikele kõige lähemal. Seesama ette mängitud kõne, mis siin tädi Maali pidas, meil on ka selliseid olnud, tähendab, võib-olla ta ei ole nii tark olnud, aga sisu on tegelikult sama olnud ja kui omavalitsus ikkagi on veendunud, tähendab, et ta on leidnud parema lahenduse ja ka soodsama lahenduse oma elaniku jaoks, siis tegelikult ei saaks ju keegi teine tulla ütlema, et te teete nii hirmus valesti, tähendab nii, et seda, et peab olema avatud konkurss ja igaüks käib ukse taga ja pakub ühe hinna ja 12 kuu pärast pakub juba endale soodsama hinna. Ja ma tihti ei räägi
tiheasustuspiirkondadest, et kus tegelikult tõesti seal ukse taga võib ka viis käitlejat käia, kes kõik oma teenust pakuvad, vaid tegelikult on ju asi selles, et kui me võtame Eesti kaarti ette ja näeme hajaasustusalal, ütleme Tartu poolt vaadatud seal Peipsi äär ja see, kus 5-7 kilomeetri tagant on üks talu ja kommertsalustel tähendab hinna pakkumine kõigile nendele viib selle hinna selliseks, et ta ei telligi seda vedu ja tegelikult, kus seal on töötud ja pensionärid ja see, ega see kohalik omavalitsus mingi väevõimuga talt seda raha ka ei suuda tähendab ära võtta. Ja Tartu tiheasustusalas, kus me leiame, et 2 ametnikku terve linna peale, kes järjest kontrollivad tänast süsteemi, arvestades ei ole ka suutnud ikkagi 100%-liseks seda liitumist viia, ikka inimesed libisevad käest ära. Aga kui tekib tõesti niimoodi, nagu siin lugupeetud eelkõnelejad ütlesid, et ostan auto ja hakkan kohe vedama ja see tegelikult, ärme petame ennast. Tänased 2 uut käitlejat on ju enamus Eesti väiksemaid firmasid kokku ostnud. Ja kui mina näiteks võtan homme ja ostan prügivea auto, siis ma ei ole konkurentsis selliste hindadega 10 senti siin Põlva vallas ja selliste hindadega seal on, vist oli härra Vakra, kes ütles, et seal on massiefekt ja tõesti ta on, saadakse Eesti Energialt või kuskilt suurtel ümbertöötlemistehastelt, saadakse tegelikult allahindlused vastuvõtul ja väike vedaja mingil juhul ei suuda konkureerida. Nii et kui me vaatame siin nendest probleemidest, mis on meile teada olevalt jäätmekäitlejate poolt välja käidud, et konkurentsi olukord on halvenenud, ma ei saa aru, miks ei saada pakkumisi teha, kui me teeme hanke. Täpselt samasuguse hanke nagu tänavapuhastusele või kuskile, kes keelab hankele tulema, me ei pane ei värvi järgi ega juhatuse esimehe silmade või juuste värvi järgi, tähendab seal paika, kes võib hankele tulla. Kõigil, kellel on vastavad paberid olemas, tähendab, saavad tulla, saavad võtta osa. Me ei ole piirkondi ajanud nimelt suureks, vaid oleme üritanud ikkagi Tartu linnas 100 000, meid enam ei ole, 97, aga sinna kanti, et 25 000 on teenenduspiirkonnad ja ikkagi, et oleks võimalik praktiliselt ühe masinaga see piirkond ära teenindada, nii et ei ole siin ka selliseid tingimusi, mis ütleme 2 tänast või 3 suuremat tegijat väga soosiks. Et meie arvamus on see, et korraldatud jäätmeveost loobumine ei ole vajalik ega soovitav. Korraldatud jäätmevee põhjuseks on olnud asjaolud, ei ole tänaseks ära langenud. Agu siin ütles enne ka, et teatud piirkondades ei ole suudetud tänagi seda rakendada. Sellel on kindlasti mitte ühesed põhjused tihti, tähendab nii, et kui me süveneme, miks mõnes piirkonnas ei ole, siis ütleme, kohtuprotsessid võtavad paar aastat aega, tähendab isegi, kui see korraldatud vedu on välja kuulutatud, tähendab nii, et tihti ta ei ole juurdunud sellepärast, et kõik 3 kohtuastet on vaja läbi käia enne. Tartu on ka tihti nende vedude juures mitmeid kohtuastmeid läbi käinud, siiani me ei ole ühtegi kaotanud, kõik need korraldatud jäätmeveo hanked on kohtutes seaduspäraseks tunnistatud. Muidugi oleks vajalik riigihangete seaduse muutmine ja võib-olla täpsustamine natukene, et miks on põhjendamatult madala maksumusega pakkumiste tagasilükkamine võimalik, et ei oleks väga, me nüüd katsetame ühes piirkonnas ühe käitlejaga, tähendab seda, näis mitu aastat seal kohtutes läheb, nüüd tähendab nii, et seda ristsubsideerimine tähendab jälle teatud piirini, et tegelikult täna ilmselt suuremate konteinerite, suuremate majade juures olevad jäätmetekitajad maksavad
kinni eramajade juures ja hajapiirkonna. Teisipidi on nii, et kui me ajame hajapiirkonnas tõesti selle hinna nii kalliks, siis keegi seda lepingut ei sõlmi ja metsa alla veetakse järjest rohkem. Tartu linnas me kulutame ka päris suuri summasid iga aasta ikkagi teatud platsidelt koristamise ära. Siin on ka enam-vähem meie jäätmekäitusele tehtavad kulud, et siin me lumeveokulusid ei ole pannud, et siin kunagi keegi näitas, et on ka lumeveokulud, et seal on konid ja paberid, et see on. Aga need summad on päris suured ja meie arvates see 2 eurot on see miinimumtase, tähendab nii, et mis inimese pealt tuleb. Kui me ei pea võtma lisaks sellele ametnike juurde, kes hakkavad mitme firma vahel vaatama, kus inimesed liiguvad. Kui tänase 2 suure tegija vahel me aastaid oleme näinud probleeme, et ei ole andmebaasid ühildavad. Ei saa me ikkagi jooksvalt, kas või igapäevaselt siin heade pakkujatega koridoris sai räägitud, et võimalik kas või iga hommiku, tähendab, see on niisugune soovunelm, et iga hommiku jookseb sul välja, et Rein Aak näiteks ei ole liitunud ja Ülle Mauer, kes selle eest vastutab, tähendab, tuleb mulle nagu turja, et ma ei ole liitunud, tal on selge. Me täna ikkagi lappame käsitsi. Paljud majad on kortermajad, väiksemad kortermajad, kellel ei ole mitte ühtset süsteemi, vaid on korterite kaupa lepingud. Et nendega, et sellega tuleb arvestada, et siis kasvab ametnike hulk, kes peab jälgima omavalitsuses, kes tunnevad omavalitsuse poolt. See on nagu tabuteema või nagu mürgi võtmine, et ametnike arv kasvab. Rahvas ei armasta ametnikke. Siin on meie veel koostööprojektide reostuste likvideerimistele, pakendi ümbruseks, konteinerid, Tallinn käis siin kohut kunagi kaotas, võtsime siis endale ka firma, kes siis pakendi konteinerite ümbrusi koristab, ohtlikud jäätmed saavad ka kokku korjatud. Tartu linnavalitsus ei toeta eelnõud ega korraldatud jäätmeveo kaotamist. Eelnõu koostamisel ei ole lähtutud hea õigusloome ja normitehnika eeskirjast. See on ülepea tehtud ja ei ole kooskõlastatud. Eelnõu kiirustades menetlemine ja selle jõustamisega võib kaasneda oluline kahju, mida on hiljem raske korvata. Tartu linnavalitsus ei pea mõistlikuks olukorda, kus ilma põhjalike analüüsita hüljatakse seni Euroopas ja Eestis edukalt toiminud mudel. Eile õnnestus mul kätte saada ka siis ministeeriumi poolt tellitud siis sei, millele siin ka on viidatud, tähendab nii, et väga huvitav lugemine, kindlasti kellel asja vastu huvi on, võtke ja vaadake sealt ka seda tabelit, et Narva segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad vabaturg versus siis korraldatud jäätmevedu, keskelt läbi kõik konteineri liigid, üle 80% on vabaturu kahjuks. Tartus hakkab 55%, lõpeb 9% ja Võrumaal on analüüsitud 41% ja kõige väiksem protsent on 19%. Et ei pea kindlasti olema see hind 10 senti. Kindlasti ei pea olema. Aga ta ei pea olema ka selline, millest inimene, seesama tädi Maali, kes siin helistas, loobub sellest veost. Siin on aspektid veel, kes tahab vaadata, need ettekanded on võimalik teil kõigil kätte saada, mu aeg hakkab lõppema. Pikad vaidlused korraldatud jäätmeveo hangetel võivad panna kõigi kannatused proovida ja tekitada kiusatust. Kas ei oleks lihtsam ilma korraldatud jäätmeveota ja nende konkursiteta? Omavalitsus, öeldakse, et inimesed on laisad, kes seal töötavad, et võib-olla olekski nii hea. Ja teiselt, kas selle küsimuse tekkimist vaidlejad ehk taotlevadki? Ma lähen kiiresti lõpuni. Suur tänu tähelepanu eest, ma arvan, et küsimust aega. Aitäh!
No nii, nüüd on võimalus küsida küsimusi härra Rein Haagilt. Palun. Ja aitäh. Argo Luude, sul oli suu lahti, äkki küsid midagi? Me Argoga diskuteerisime vist juba pool tundi seal vahel. Teil on jutud räägitud. Ja, ilmselt on juba küsimus. Aga siis tänan. Minu poolt kõike head. Ja, aitäh. Ei, näed, ikka tuleb. Vaata, kui keegi tuleb sinu juurde ja pakub sulle uus ilus karbis iPhone ja küsib selle eest 10 eurot, siis mis tunne, ütleme niimoodi, et sinu südames tekib. Ja küsimus siit on see, et mis tunne tekib sinu südames, kui keegi tuleb teeb pakkumise 4,5 kuupmeetrise konteineri tühjendamise eest, küsitakse 48 senti. Jah, tegelikult see küsimus on täpes. See esimene pool on see, et siis kaitsepolitsei tunneb mu vastu huvi, nagu tänapäeval kombeks on. Ja teine asi, see 48 senti 4,5 kuupmeetri konteineri tühjendamise eest ei ole jätkusuutlik. Mind omavalitsuse tegelasena paneks see tegelikult väga ärevasse olukorda, sellepärast, et kui täna selline pakkumine tuleb, tähendab, siis teatud aja pärast võib see pakkumine olla 10 või rohkem korda, 10 korda on isegi väga hästi veel, ütleme 100 kordi, tähendab nii, et kallim see firma kaob ära. Täna on, Tartu vallas on ju kunagine näide, kui see Jõgeva elamu vedas, tähendab nii, et seda ei suutnud oma lepingut lõpuni vedada, sellepärast, et hinnad ei olnud konkurentsivõimelised ja nii nagu ma enne ka ütlesin, tähendab, meie eesmärk ei ole see 10 senti, see 140 konteineri ja see võtab teise poole ära, me ei saa kokku pakendit, taaskasutavat materjali ja aga et seda asja murda, ei tohi omavalitsused olla käitlejatega ainult kohtu. Et minu advokaat räägib sinu advokaadiga, nii nagu ma Agule siin enne näitasin ja siin ees oli ka, et kui see läheb ainult advokaatide peale ja kui omavalitsus näiteks teeks, et sellise hanke, kus segaolme jäätmetest peaks veel selle raha eest peaks ära vedama veel biolagunevad jäätmed. Ütleme, rahvale öeldes tasuta või selle 10 sendi eest, eks, et biolagunevate jäätmete konteiner maksab 10 senti, et rohkem ei tohi selle eest küsida, samas peab võib-olla, nagu Ragnar Selts pakub seda rohelise või tegelikult kott on mis kollane, teenust tähendab nii, et see peaks olema kõigil kodus kätte saadav teenused, et siis me hakkame ropult vaidlema, tähendab selle üle, kas kohalik omavalitsus tohib ikka nii kehtestada, kas tohib ristsubsideerida ja jõuame nagu tühja vaidluseni ühel hetkel ja hakkad ise ka tundma, et võib-olla sa oled ikka vale inimene ja saad asjadest valesti aru. Et tähtis oleks tegelikult see, et kui me teeme korraldatud jäätmevedu, et ta oleks kompleksne selline paketina, kus inimene võiks ära anda ka näiteks paki vana paberit, kui ta saab selle prügikasti peale, mis on paljudes Euroopa riikides on, see korjatakse eraldi, ei lükata, tähendab sinna kõike kokku. Et tähtis on see koostöö. Taburet oli enne sul see, ma arvan, et meil on kas 1 jala või 2 jalaga taburet, kõigub hirmsasti.